mina olen Karoliine, ma olen Pärnumaa vabaühenduste konsultant ja täna toimub siin kogukonna kobara arengupäev koostöö teemal, aga üldse sellest, et mis on kogukonna kobar laiemalt. Kuna mina olen hästi süsteemne inimene, siis mulle meeldib panna pusletükke kokku, kuidas kogukonnas inimesi aidata, kes omavahel kokku viia ja kuidas siis kogukonnas jätkusuutlikult edasi areneda. See moment on alati asja just väga võrgustik, see moodne sõna, aga see on väga aitab sidemeid luua ja tulevikus koostööd planeerida ja igati abiks. Oleme käinud toredal Saaremaa reisil, kus me külastasime erinevaid külaseltse, kogukonnamaju ja kohtusime väga vahvate saarlastega, kes rääkisid, mida nad vabal ajal ette võtavad, kuidas nad vabatahtlikuna oma seltsimäedes toimetavad. See oli väga meeleolukas ja tore reis. Eks see vajadus on kõige rohkem ikka see või kuidas iga inimene tunnetab ise kus tasemel tema on parasjagu, aga minu jaoks oli see õppimiskoht kindlasti ja näha, kuidas teised toimetavad ja tihtilugu sa leiad ju kinnitust ka enda mõtetele, et teised toimetajad saavad hakkama, teeks ka ju, et täitsa võimalik. Teistel on samad mured, et muidu mõtlen, et kas mina ei saa hakkama või milles see probleem on, et muidu justkui näed, et MTÜ-d väljaspoolt, et on toimivad, et keegi vaata seda köögipoolt nii väga ei räägi, aga siis seal näed seda köögipoolt, saad neid, ongi nippe ja saad ka võib-olla nõu andes ka oma eduloo siis läbi siis mõelda, et mõtestada, et näed, mul läks see hästi, vaata, et siis saad ka enesekindlust, ma arvan, juurde. Jah, pluss meil on alati professionaalsed juhendajad, nii et väga äge. Ja olen ka kogukonna kobaras käinud nõu küsimus oma väikse MTÜ tegemiste osas, et kuidas planeerida ja kuidas seda raamatupidamist toimetada. Ja olen alati sealt saanud hea vastuvõtte osaliseks. Aga eesmärk on see, et saada kokku, suhelda ja mitte tunda ennast üksinda.